Euroopa keelustab nüüd filme, jah, täpselt nagu Natsi-Saksamaal. Saksamaa on otsustanud, et seda filmi, mille treilerit ma teile kohe näitan, ei tohi Saksamaa kodanikud vaadata, sest see võib õhutada vägivalda. Erinevalt kõigist teistest vägivaldsetest filmidest on selles filmis ka poliitiline sõnum. Vaatame, kas suudate selle ära arvata juba enne, kui me treilerini jõuame. Tõde on see. Teid kõiki kasutatakse ära. Kuradi madja. See omakohut tegev kodanik jagab õiglust, mida mõned usuvad, et võimud pole suutnud pakkuda. Sihiks nii kurjategijad kui ka võimulolijad, keda süüdistatakse kuritegevuse vohamise lubamises. Minu kohta on palju räägitud, nii et ma arvasin, et peaksite kuulma otse minut. Olen siin, et aidata teil see kontroll tagasi saada. Riik, kohtud, politsei. Te arvate, et nad on teid alt vedanud, aga tegelikult ei ole. Ei, nad eksisteerivad ainult selleks, et teid kontrollida. Kas sa tahad õiglust? Nüüd pead sa endalt küsima selles filmipunktis. Mida Saksamaa riik tunneks vajadust keelata, kui see ei oleks tõsi? Nüüd te kõik olete näinud miljoneid märulifilme, millel on sellised süžeed, mis lähevad valitsuste vastu ja neid ei keelata kunagi. Mis on siis selles konkreetses filmis, mida nad ei taha, et sa näeksid? Oota ja vaata. Jaa! Tumme natuke värsket verd. Kõnni tänaval ja sind kas pussitatakse või röövitakse. Ta on tõeline kangelane. Meil on vaja rohkem selliseid mehi. Mida teeb sinu riik? Mitte midagi. Meie praegune süsteem ei suuda meie kodanikke kaitsta. Ta on päris tegija. Ta mängib meiega. Mis siis, kui kõik, mida sulle kunagi õpetati, oli täielik jama? Me saame ajalugu muuta. Citizen Vigilante, lugu, mida keelatakse, sest kardetakse, et see õhutab vägivalda migrantide vastu. Siiski väidavad Anni ja produtsent, et nad ei ole natsid. Okei, mis toimub? See on film mehest, kes mõistab, et riik ei kavatse teda ega tema riiki kaitsta toimuva vägivalla eest. Vägivalla eest, mida enamik meist võib kinnitada. Ja seetõttu otsustab ta asjad enda kätte võtta. Muidugi, see ei ole päris süžee. Probleem seisneb selles, et see tundub uskumatult ja kõhedust tekitavalt sarnane millegagi, mida me kõik omamoodi sooviksime, et võiks juhtuda meie enda riikides. Muidugi, me ei poolda oma kohut, mis on mingilgi moel vägivaldne. Kuid mõte sellest, et me ei peaks hakkama kurjade võimude vastu võitlema, kes lasevad sellel vägivallal meie linnades kasvada. See on miski, mida Saksamaa valitsus kardab nii uskumatult, et nad tahavad selle filmi keelata. Loeme selle kohta. Niisiis, märulipõnevikus Citizen Vigilante mängib Arnie Hammer. Neile, kes ei tea, on ta ise väga vastuoluline tegelane. Sellepärast ta saigi selle rolli võtta. Ja see on Saksamaal keelatud selle äärmusliku vägivalla ja väidetava migratsioonivastase sõnumi tõttu, väidab režissöör Bull. Filmi, mida reklaamitakse kui kaasaegset versiooni filmist Surmasoov, laseb USA's reedel välja Quiver. Hindamissüsteem keeldus Saksamaal meile hinnangut andmast, nii et nüüd saab seda vaadata ainult siis, kui tood Blu-ray Austria või Šveitsi, ütles Bull ajalehele Daily Telegraph. Aga ma arvan, et nad tegid seda meelega. See oli teadlik tsensuuri otsus. Ma palkasin advokaadi, et selle üle kaevata, kuid me kaotasime 6-2 hääletusega, kuna mulle öeldi, et film õhutab vägivalda migrantide vastu. Nüüd ütle mulle, kui palju tegevusfilme või filme oled sa näinud, mis üldiselt õhutavad vägivalda erinevate rahvastike või erinevat tüüpi inimeste vastu? Sa oled ilmselt näinud terve hulga filme, mis ründavad kurja valget meest, rikast meest või meest, kellel on korporatsioon. Ja neil filme ei keelata kunagi, sest me mõistame, et need on lihtsalt filmid ja nende eesmärk on pakkuda põnevust. Aga just siin, kui lugu tundub peaaegu liiga realistlik, ei ütle Saksamaa, et teate, me ei peaks õhutama oma kohtu narratiive, vaid võib-olla, kui selleks on nii suur vajadus ja me kardame seda nii väga, siis äkki on sellel oma kohut tegeval inimesel siiski mingi point. Ei, selle asemel toetatakse lihtsalt tsensuuri. Variety on võtnud ühendust Saksamaa reitinguagentuuri FFSK-ga kommentaari saamiseks. Film Citizen Vigilante, mis algab sellega, et ema pussitatakse tema poja silme all kurjategijate poolt surnuks, toob ekraanile Hammeri Sandersi rollis. Tavalise mehe, kes on vihane seaduse ja korra lagunemise üle ning otsustab ise õigust mõista nii kurjategijate kui ka neid kaitsva korrumpeerunud ametnike üle.
tema sihtmärgid on enamasti, kuid mitte ainult, migrandid. Seejärel räägitakse sellest, et Hammer on problemaatiline isik. Rääkides otsusest valida peaossa Armie Hammer, keda 2021 aastal süüdistati mitmes seksuaalses väärkohtamises, ütles Paul, et põhjuseks oli see, et on suurepärane näitleja ning samuti see, et oli põlu alla sattunud ja soovis tööd teha ning et tema vastu ei olnud esitatud süüdistust ega kohtuasja. Ta oli lihtsalt kuulus mees, kes tegi rumalusi. Ta on nägus ja karismaatiline mees, kes võiks olla James Bond. Tegelikult sobis ta rolli ideaalselt. Vaatame, mida Paul selle kohta ütleb. Ma olen olnud sinu filmide fänn juba pikka aega. Far Cry oli mu venna üks lemmikfilme, kui me üles kasvasime. Ma ei teagi, mitu korda me seda koos vaatasime. Aga sul on uus film väljas, Citizen Vigilante. Uudised on nüüd sellised, et see on Saksamaal keelatud. Kas sa saad meile natuke rääkida, milles täpselt see väidetav vaidlus seisneb? Jah, ma mõtlen, filmis elab Armie Hammer põhimõtteliselt Horvaatias, ta on nagu rikas ärimees ja võitleb ülekohtu vastu põhimõtteliselt. Ja temast saab sotsiaalmeedia kangelane. Ja muide, see on taas paljude filmide põhiteema, mida sa oled näinud. On üks tüüp, ta näeb, et midagi on valesti, ta otsustab selle eest võidelda, nagu ämblikmees, ma mõtlen Superman. Nüüd, ämblikmeest ei ole Saksamaal keelatud, sellepärast et see õpetab keskkooliõpilasi minema ja maailma päästma. Ei. Aga see film on keelatud. Üks asi, mida ta teeb, on see, et ta jahib jõugivägistajaid. Nad vägistasid grupiviisiliselt tüdrukut, 15-aastast tüdrukut. Ja ta küsis tüdrukult, kas ta tunneb, et ta sai mingisugust õiglust. Ja ta ütles ei. Sest tegelikkus on see, et paljud Euroopas noorte migrantide poolt toime pandud jõugivägistamised ei jõua tegelikult kohtu alla. See on tõsi. Ja muide, ma ei ole Hollywoodi ülistamise poolt. Ma arvan, et filmides on sageli väga ohtlikud sõnumid ja mulle see ei meeldi ega ma ei hinda seda. Aga ma usun, et kui lool on sõnum, siis peaks inimestel olema õigus seda kuulda ja näha ning ise otsustada. Noorte tüdrukute lugu, kes ei ole saanud õiglust nende kohutavate asjade eest, mis nendega juhtuvad, on just selline lugu, mida tahaksid Hollywoodi filmis näha. Ma ei tea, kas pall on Hollywoodist, aga idee on sama. Sa tahad kuulda lugusid sellest, mis toimub. Ja isegi kui see on väljamõeldis, oleme me kõik näinud väljamõeldud filme. On naeruväärne, et nad selle ära keelavad, aga sellel on ainult üks põhjus ja ainult üks põhjus. See esitab narratiivi, mida valitsus kardab. Et inimesed võivad hakata ise tegutsema ja mitte enam riiki usaldama, sest riik on osa probleemist. See on viimane asi, mida nad tahavad. Nad ei taha anarhiat. Isegi selle idee kellegi pähe panemine on midagi, mida nad on valmis keelustama. Nende kahjuks. Mida rohkem sa midagi keelad, seda rohkem inimesed seda otsivad. Inimesed pääsevad vastutusest. Ja Saksamaal Hamburgis oli 3 aastat tagasi juhtum, kus 12 noort migranti, nad ei läinud isegi vanglasse ja on vabad ning elavad samas linnas kui see noor tüdruk, keda nad vägistasid. See on jälk. Ja see on põlastusväärne. Ja see on lugu, mida tuleb rääkida. Tõsielulood ongi filmide põhjuseks. See pole ainult väljamõeldis. See on seotud sellega, et me saaksime rohkem teada asjadest, mis maailmas toimuvad ja millele meil muidu poleks ligipääsu. Selle keelu iroonia ongi see, et ma poleks kunagi vaadanud filmi Citizen Vigilante. Ma poleks sellest ilmselt kunagi kuulnudki. Aga nüüd, kui nad üritavad seda maha suruda, sest kardavad, millist retoorikat see võib tekitada, see ongi põhjus, miks mina tahan seda vaadata. Ja ma usun, et paljud teist tunnevad sama. See on plakat. Kui film on nii täpne, et Neil Bergilt pärit teos pidi Saksamaal keelatud saama, siis ilmselt teeb see midagi õigesti. Süžee järgi võitleb üks Ameerika mees Euroopas olulise migrantide toime pandud vägistamiste epideemia vastu, sest Euroopa juhid on oma rahvast reetnud ja alt vedanud. Ilmselt on see 2026 aastal keelatud. Ani Hama. Ausalt öeldes on šokeeriv, et nad selle ära keelavad. Kas need on väärtused, mida sa oma lastele õpetad? Ma õpetan talle väärtusi Koraanist ja meie pereväärtusi. Vabandust, et me seda tegime. Me arvasime, et ta tahtis seda. Te arvasite, et ta tahtis, et te haaraksite tal käest ja tõmbaksite ta põõsasse ning oleksite osa peost. Ta tahtis, et sa paneksid oma käeda suu peale, samal ajal kui su 7 sõpra teda kordamööda vägistasid. Ta pidi nendest põõsastest käte ja põlvedega välja roomama. Ja nüüd elab ta iga päev hirmus selle ees, mida sina ja su sõbrad võite teha, kuna teid õigeks mõisteti. Muide, su advokaat tegi väga head tööd, kujutades neid ohvrina.
mis see oli? Traumaatiline integratsioon. me saame nüüd tõesti vaimset abi ja toetust. me käitume tulevikus paremini, ma luban seda. See on õige vastus. Ainus probleem on see, et sinu sotsiaalmeedias pole ma pärast seda sündmust näinud mingit kahetsust. Ega empatiat. Tegelikult arvan, et sa ütlesid, et ta vääris vägistamist. Ma mõtlen seda, et nad riietavad valesti ja ajavad poisse oma mini-mini seelikuta ja paljastatud jalgade ning rindadega lihtsalt kiima. Sa kirjutasid, et ta vääris seda. Ma kustutan selle ära. Kas need on väärtused, mida sa oma lastele õpetad? ma õpetan talle Koraani väärtusi ja meie pere väärtusi. Noh, kui need on sinu väärtused, et Ameerika ja Euroopa naised väärivad vägistamist riietumisreeglite tõttu, siis miks sa siia tulid? sa tead, et meie riigis on kodusõda ja elu on ohtlik. Sellepärast me olemegi siin. Ja ma arvan, et sa tead seda. Kas sa tead, mida ma arvan? Ma ei usu, et need head inimesed pääsesid teie riigist välja. Ma arvan, et need olid halvad. Ja ma arvan, et sa tõid endaga kaasa oma arhailise väärtussüsteemi. Mis kurat juhtus? Mis viga on? Kahjuks on filmid, mis käsitlevad tõeliselt keerulisi teemasid, ebamugavad vaadata. Ja kuigi mulle ei meeldi, et ma seda vaatasin ja ma tean, et see oli võlts, oli kogu selle klipi alguses olnud dialoog uskumatult oluline. Ja on dialoog, millest me kõik peame teadlikud olema, sellele mõtlema ja seda mõistma. Sest isegi kui see teeb meid ebamugavaks, on see tõde sellest, mida me praegu näeme. Ja just sellepärast on Saksamaa selle filmi ära keelanud. Sest nad kardavad, et inimesed saavad aru, kui halb olukord tegelikult on ning tunnevad vajadust ise midagi ette võtta. Ja kuigi me taaskord ei usu, et inimesed peaksid ise midagi ette võtma, ega usu mingisugusesse vägivalda, usume me inimestesse. Mõistes, kui ulatuslik see kõik tegelikult on. Ja mõistes, et kui räägitakse remigratsioonist või nende inimeste eemaldamisest, kes meie kodanikke niimoodi kohtlevad, siis võib-olla pole kaastunne õige tee. Kas vägivald on lahendus? Ei. Aga kas kaastunne on lahendus? Kindlasti mitte. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.